vegan räigelt, ma vabandan. Tere, minu nimi on Silja, tere tulemast tagasi minu kanalile. Tänases videos teen mina süüa. Ja kui te olete jälginud YouTube'ide kanalit, siis te teate, et seal on päris mitu kokandusvideot juba olnud. Aga siin kanalil ei ole meisterkokk Sydney enda oskusid mitte kordagi näidanud. Seega ma mõtlesingi, et nüüd on viimane aeg näidata, kui hea kokk see Sydney siiski on. Kui te kunagi nägite mu banaanileiva My Story't Snapchatis, siis unustage see ära, see on minevik. Ma olen olnud vegan 2 aastat ning klimbisupp oli enne seda mu kõige suurem lemmik. Klimbi piimasupp, klimbi tavaline supp, ükskõik mis supp, kus on klimbid sees, I love it. Aga peale seda, kui ma veganiks hakkasin, ei ole ma kordagi saanud süüa klimbisuppi, sest minu vanaema teeb klimpe kanamunaga. Ja ma sain alles paar päeva tagasi teada, kuidas tehakse klimpe ilma kanamunata. Seega, here we are making klimbisupp vegan versioon. Te reaalselt ei kujuta ette, kui excited ma olen. Ma armastan klimbisuppi nii väga. Ma käisin poes. Ma olen räige social justice warrior, lihtsalt tahan näidata, et mul on equality kott, sest see on nii kohas. Siit kotist me siis leiamegi need asjad, mida läheb vaja vegan klimbisupi jaoks. Mõned asjad on ka seal kapis. Meil on siin porgandid, sibulat, küüslauku ning kõige parem osa kartulid. Ning klimpide jaoks läheb meil vaja jahu, soola ning piima. Retseptina kasutame me täna Sandra Vungi retsepti. Ma teen meie klimbid sellisesse lillelisse kaussi, sest see on hästi nummi ja ilus. Klimpide jaoks läheb meil vaja 5 suurt supilusikatäit jahu. Õpime arvutama. 1, 2, 3, 4, 5. Ja niimoodi lapsed loetaksegi 5-ni. Siia juurde paneme me pool teelusikatäit soola, aga kuna mina olen juba väga ammu kokanud ja ma olen juba peaaegu põhimõtteliselt professionaalne kokk või nagu olengi, siis ma oskan nagu eyeballida seda, et umbes täpselt panna. See näeb välja nagu täpselt nagu jahu, nagu siin ei olekski soola. Ja siis peame me lisama vedeliku, milleks mina kasutan sojapiima, aga te võite kasutada vett. Miks your klimbid aidas? Mulle tundub, et ma pean teid kaameraga nüüd lähemale tooma, sellepärast et kasutusele tuleb prankt, sest et kasutusele tuleb pliit. Ma arvan, et kõigepealt teeme kõik asjad korda ja siis hakkame keetma. Üks väike probleem, kuna ma olen väga ratchet üksi elaja, siis mul on ainult sellised võinoas ja põhimõtteliselt kõik asjad tuleb hakkida ja koorida sellise noaga. Nüüd, mis me tegema peame, on me võtame tsipakene õli, me paneme seda siia poti sisse. Tšot-tšot. Ja siis me võtame siit segusest oma sibulad ja paneme selle siia sisse. See on nii ilus hääl. Ja siis me seda sibulat siin natuke segame. Sibul peab olema niisugune kuldpruun. Ja kui sibul on mõnusalt kuldpruun, siis me lisame siia kõik muud välja arvatud kartuli. Ehk porgand. Ja nüüd me paneme sinna sekka vett. Natuke läks mööda. Ja nüüd seda tuleb keeta nii kaua, kuni porgand on poolpehme. Mitte täiesti pehme, vaid poolpehme. Niimoodi retseptis öeldakse, niimoodi ma tean ka ise, sellepärast, et ma olen ilmselgelt professionaalne kokk. Guys, nüüd on meie retsept jõudnud sinna punkti, et meie peame lisama siia kartulid. Kuuma vett pristis jalale. Lisame pipart. Oh my god. Kartul on nüüd poolpehme, me saame lõpuks klimbid sisse panna. Võtame siit nagu klimbi suuruse tüki ja siis me paneme seda keevasse vette. Meie supp on nüüd saanud valmis. Kas sina oled valmis seda maitsema? Jaa. Enne kui ma seda sulle serveerin, te ei näe vist midagi, aga see näeb selline välja. Davai, söö nüüd. Väga hea on. See kõlab nii skriptitud. Väga hea on. On siis hea või ei ole hea? On küll hea on. On aeg teist testida meie toitu. Siin on meie klimbisupp ning esimese asjana on muidugi maitsma klimpe, sest et klimbid on selle resepi kõige tähtsam osa. Maitseb nagu supp ikka. Te kindlasti tehke seda suppi järgi, eks ole? Jaa. Näeme teiega järgmises videos. Ma loodan, et teile see video meeldis. Head aega. Tšau paka! Ma pidin seda suppi siin kaussi peal hoidma, et seda kaadris näha oleks. Just YouTuber things.